Tere, Piia! Tere, Aet! Me tegime ühe uuringu. Sina tahtsid ja mina tegin. Me tahtsime teada, kuidas saaks inimesi Ida-Virumaal teha võib-olla veel ettevõtlikumaks ja võib-olla oma hobisid muuta ettevõtluseks. Ja me saime teada, mis on kõige popimad hobid. Ja vihje on meil tegelikult siin selja taga, et see sport oli üks hobidest. Siis oli aiandus ja siis oli käsitöö. Ja täpselt. Ja see oli ka minu jaoks suur üllatus, et aiandus nii suurelt esile tuli. Ma tean, et on suvila kooperatiive ümber meie suurlinnade, aga ma ei olnud varem selle peale mõelnud, et tõesti aiandus on märkimisväärselt oluline hobi või tegevusala meie regioonis. Ja siis me tahamegi nüüd teada, et kuidas me saaksime toetada neid inimesi, kes tegelikult oleksid valmis oma seda aiandushuvi või spordihuvi kuidagi rahaks pöörama. Ükskõik, kas siis lühiajaliselt, kas siis projektipõhiselt või püsivalt, kas oma töö kõrvalt või uue tööna, et siin on hästi palju mänguruumi. Aga Piia, mis oli sinu jaoks kõige kas huvitavam või ootamatum järeldus, milleni me jõudsime? No kindlasti üks oligi see, et see aianduse teema nii suurelt esile tuli. Ja siis saingi aru, et tegelikult meie võimalik ja väga selge koostööpartner koostööpartnerid on liidergrupid meie maakonnas, kes on väga aktiivselt tegutsejad. Ja võib-olla ka tõesti siis rääkida ka Töötukassaga sellel teemal rohkem, et kas on koostöökohti just aiandussuunaga või koolitusi, eks ju. Selle peale ma meie enda projektist, mis siis on Ida-Viru loomeklaster, tõesti varem ei olnud jõudnud mõelda. No muidugi loomeklastri need kohvihommikud on hea baas, kust edasi liikuda. Just see, et nende hobide pealt mõelda, et keda kutsuda rääkima, et kuidas hobi, just see konkreetne hobi muuta tulutoovaks. Et see oli üks järeldus, milleni me jõudsime, et just hästi konkreetsete hobide põhjal, näiteks kuidas võiks sport teha tulutoovaks. Ja see on ka täiesti plaan, et kui meil loomeklastri projekti raames sellel hooajal tegime 10 kohvihommikut ja võtsime teistsuguseid ettevõtjaid üle Eesti omale külalisteks või kutsusime külalisteks, siis jah, järgmine hooaeg on see tõesti teema, et võtta lähtuvalt sellest uuringust siis külalisi ja uurida, kuidas nad seda teinud on ja mul on juba mõned esimesed mõtted ka selle kohta tõesti, et aga see on väga, minu jaoks selline väga väljakutsuv ülesanne. Aga need inimesed, kellega me suhtlesime, ega nad väga lihtsasti ei osanudki öelda, et okei, mulle meeldib sport, aga kuidas ma saaksin selle rahaks teha? Ikka mindi väga sellist traditsioonilist teed, et no ju ma siis pean olema treener või korraldama spordiüritusi. No ma julgen väita, et spordiürituste korraldamisega küll raha ei teeni, et seal on ikka hea, kui nulli saab. Ja seal tegelikult on mänguruumi rohkem, aga me ei ole harjunud märkama seda, et mida veel saaks teha. Siis aiandusega oli hästi palju seda ja tegelikult käsitööga ka tuli välja, et ega inimesed ei taha üksi nokitseda. Nad tahaksid olla kas kuskil ühises ruumis vähemalt või kellegagi koos teha, et kes midagi oskab paremini kui nemad. Ja ka kuna põhiline põhjus, miks inimesed ei hakka ettevõtjaks, on see pelgus riskide pärast, siis see koos tegutsemine on ka riskide hajutamise mõttes kindlasti väga kasulik. Aga ega me seda pelgust ei saa otseselt nagu välistada, aga seda me saame kindlasti leevendada. Aga koostöö, sa juba mainisid erinevaid partnereid, siis minu jaoks oli kõige olulisem tähelepanek see, et see koostöös selliselt, et ei peagi tegema mingisuguseid uusi glamuurseid asju, vaid olemasolevate organisatsioonidega teha sellist koostööd, et mõlemal on niikuinii kasu, mõlemal on niikuinii vaja midagi saavutada
ehk siis kaks kärbest või isegi mitu kärbest ühe hoobiga. Et kui näiteks eesti keele majal on niikuinii inimesed, kes on motiveeritud õppima eesti keelt, siis leida juurde mingi teine asutus, kus saab nagu seda mingite sisu poolt sinna juurde, et ei oleks, eks ole, ainultki eesti keele õpe, vaid et mingis konkreetses kohas, kuhu need samad keeleõppijad saavad ka edaspidi minna. Sest hiljuti, just paar päeva tagasi lugesin, et Integratsiooni Sihtasutus oli teinud uuringu, et eesti keele õppega on need õppijad väga rahul, õpetajad on suurepärased ja kõik on väga hea, aga uusi kontakte eestikeelsete inimeste seas ikkagi ei teki. Ja just sellised ühised tegevused, näiteks seesama inimene, kes, ma kogu aeg toon lihtsalt spordinäidet, aga see inimene, kes tahab eesti keelt õppida, aga tal on ka spordihuvi, et siis viia teda kokku teiste inimestega, kellel on ka spordihuvi, aga lihtsalt kus ta siis saaks ka oma eesti keelt edasi arendada ja eesti emakeelega inimestega rohkem kokku puutuda, et juba nagu pärisellu neid ka ninapidi susata. Ja see tegelikult tuli välja meie ka teisest formaadist, et samad kohvihommikud, et need head näited üle Eesti ja nende näol võtta näiteks juhendajad, vabandust, ma kohe hakkan lahendust. Lahendust, et need samad mentorid, kellel on kogemust tegelikult ja kes hea meelega seda jagavad, et tehagi selliseid koolitusi, eks ju, et on ühelt poolt nii eesti keele praktikat kui ka sellist erialast teadlikkust ja loomulikult ka õppereisid, et see formaat samamoodi, aga jah, minu märksõna on ka kuidagi see koos tegemine või koostöö niikuinii, aga see koos tegemine on see, mis tegelikult annab julgust, et kui üksi ei julge ettevõtjaks hakata, siis kas sõbraga koos või kes nagu oskused, mis üksteist täiendavad, et ma arvan, see sama nagu startup mudel, eks täpselt, ja kolmekesi koos on julgem kui üksi. Kindlasti kuskil leidub ka inimene, kes oskab äriregistrist aru saada. Seal ei piisa küll eesti keele oskusest, aga ma arvan, et selle kondi me võtame ka endale hambusse ja proovime kellelegi selgeks teha, et äriregister on vaja teha natukene inimkeelsemaks, isegi mitte eestikeelsemaks, vaid inimkeelsemaks. Oled nõus? Ja Ida-Viru ettevõtluskeskuses on tegelikult ju head konsultandid nii Jõhvis kui Narvas, kes aitavad alustada. Jah, aga vaatamata sellele äriregister võiks olla inimkeelsem. Sellega me peame tegelema. Kuule, aga siis tegudele. Aitäh! Aitäh sulle!